Ma näitan sulle 3 väga põnevat ja kasulikku AI tööriista informatsiooni leidmiseks ja uurimustöö läbiviimiseks. Tööriistad, mida me täna vaatame, on ChatGPT Search, Perplexity AI ja Google Gemini Deep Research. ChatGPT-s kiirelt info leidmine ja uurimustöö läbiviimine saab siis olema nii, et tuleme ChatGPT-sse, valime selle Search the Web märgi, sisestame oma prompti. Promptiks ma olen kasutanud koosta põhjalik aruanne Eesti automaksu reaalse mõju kohta autoomanikule ja vajutame Go. Hakkab siis oma tööd tegema, informatsiooni koguma erinevatest allikatest ja hakkab siis kirjutama meile seda aruannet. Selle aruandega valmis, ta viitab ka allikatele selles aruandes sees ja neid allikaid lisaks saame siis alla kerides, vajutades sinna allikate peale. Siin ülemises osas on allikad, mida ta viitab tekstis sees ja alumises osas on siis need allikad, kus ta veel informatsiooni on leidnud. Perplexity AI-st informatsiooni leidmine käib siis nii, et kleebime siia sisse oma prompti, koosta põhjalik aruanne Eesti automaksu reaalse mõju kohta autoomanikule. Tasuta kontol on võimalik, kui ma ei eksi, siis ühes päevas kasutada 5 korda pro-versiooni. Lisaks on siin võimalik valida fookus. Meie hetkel siit fookust ei vali ja vajutame Go. Kui siis Perplexity on oma uurimustööga valmis saanud, saame näha seda vastust siin. Lisaks sellele, mis mul Perplexity puhul meeldib, on see, et iga selle väljundi all on 3 punkti. View sources ehk vaata siis allikaid ja me näeme siis paremalt poolt, et ta on infot võtnud 34 allikast. Erinevalt ChatGPT-s me saame allikaid eemaldada, et kui me nüüd vaatame seda allikate listi läbi, kus ta informatsiooni võttis ja mõni nendest allikatest meile mingil põhjusel ei meeldi või tundub ebapädev asukoht, kust informatsiooni võtta, saame talle linnukesele ette panna ja vajutada siia alla Remove Sources. Lisaks sellele, mis mul Perplexity's väga meeldib, on see, et siia väljundi alla tekivad siis selle eelneva teemaga seotud küsimused. Ja need küsimused lähevad tihti täppi seda, mida ma tegelikult tahaksin antud teema kohta lisaks küsida ja me saame seda vestlust siin Perplexity's sees siis jätkata, vajutades selle küsimuse peale. Kui Perplexity on siis uuesti meie küsimusele vastanud, saame seda vastust uurida, samamoodi saame neid allikaid vaadata ja siis selle tekstiga edasi tööd teha, kas siis küsida lisaküsimusi nendest olemasolevatest soovitatud küsimustest või kirjutada ise siia tekstiaknasse küsimusi juurde. Ja kui see uurimustöö või see info kogumine peaks meil olema pikemaajaline töö, mitte selline hetke ajal kiiresti informatsiooni kätte saamine, siis meil on võimalik ka Space'e Perplexity's luua. Ehk siis me saame anda sellele Space'ile nime, anname nimi ja väikse kirjelduse, saame siis selle info sinna Space'i ära salvestada, et homme, järgmine nädal, järgmine kuu selle uurimustööga jätkata. Google AI tööriistal Google Gemini on hiljuti tulnud juurde üks väga võimekas mudeli uuendus. Siit ülevalt vasakult saan seda mudelit vahetada ja see on siis 1.5 Pro with Deep Research. Valime selle mudeli ja kleebime siis talle selle oma prompti, koosta põhjalik aruanne Eesti automaksu reaalse mõju kohta autoomanikule ning vajutame Submit. Mida ta nüüd teeb, siis ta koostab meile esialgse uurimustöö plaani, mida me saame siis kas kinnitada või siis saame ka muuta. No vaatame seda esialgset plaani, leia teavet automaksu seaduse kohta, leia andmeid automaksu laekumise kohta viimastel aastatel. No meil ei ole olnud automaksu laekumist viimastel aastatel. Vajutame muutke plaani, kirjutan, et eemalda teine punkt. Eemaldame siis selle teise punkti, kuna sellele küsimusele ei saa vastust olla ja see võib anda meile valeandmeid meie uurimustöösse. No, eeldame, et need küsimused on kõik siis sellised, millele me tahame vastust saada ja vajutame siia alla sinisele nupule alusta uurimustööd. Google Gemini Deep Researchi puhul läheb kauem aega, kui läks Perplexity AI puhul või ChatGPT puhul. Aga siinne väljund on ka palju sisukam, palju pikem. Nüüd ta näitab meile, et ta hakkas oma selle uurimustöö või selle researchiga pihta
Siin ta näitab siis need mitmetest allikatest, ta seda teeb, muudkui uuendab, hetkel on 53 veebsaiti ja nüüd me peame ootama umbes 2-3, võib-olla 4 minutit. Ja siis me saame oma selle uurimustööga edasi tegeleda. Kui Google Gemini Deep Research on oma uurimustööga valmis saanud, milleks läks umbes 2 minutit, siis me näeme siin ekraani peal seda researchi. Saame teda siin uurida, lugeda. Saame vaadata ka linke, kus kohas ta siis mingisuguseid määrusi või seadusi võttis. Päris alla kerides me näeme siis erinevaid allikaid, et ta otsis siis 64 veebsaidist informatsiooni ja me saame näha ka, mis need allikad siis on, kui me tahame sihukest deep dive'i teha ja lisaks informatsiooni uurida. Ning lisaks siin üleval paremal on Open in Docs ehk siis avadokumentides Google Docsis. Vajutan sinna peale ja siis ta avaneb Google Docsis. Ehk siis me saame dokumendina näha seda meie infokogumit või seda uurimustööd, mida me tegime siis Eesti reaalse mõju või automaksu reaalse mõju kohta Eestis autoomanikule. Ja vaatame, mis palju seda infot siin on. Näitab, et 7 lehekülge on informatsiooni. Näitab ka lisateavetes allikaid, citationeid ehk siis kus ta mingit citationid teksti sisse võttis. Ja ongi meie uurimustöö valmis. Nendel 3 tehisintellekti tööriistal ChatGPT Search, Perplexity AI ja Google Gemini Deep Research on siis erinev võimekus, neid saab kasutada vastavalt vajadusele erineval eesmärkidel. Minule isiklikult meeldib Perplexity AI, kuna sinna tekivad automaatselt adekvaatsed järgküsimused, aga samas Google'i tööriist teeb väga pika ja põhjaliku aruande.